Ta on kahtlemata uus kogemus kunstnikkonnale ja ka vaatajale, sellepärast et tööd on maalitud piiratud ajavahemikus ja konkreetsele seinale, konkreetselt välja mõeldud platsile. Olen väga tänulik osavõtjatele kunstnikele, et nad jäid oma kontseptsiooni raamidesse. See tähendab, nad kirjeldasid oma töid võimalikult täpselt nii koloriidis ja formaadis, sest et need pinnad on spetsiaalselt ette valmistatud ja selle näituse kujundus oli tõeline hätrik selles mõttes, et valmis pilti enam nihutada ei saanud. Aga ta pidi koos seisma ja üllatus, ta seisab koos ja võib-olla see on ka mulle üllatus, et kunstnike tundlikkus ja teineteisega arvestamine ja koostöövalmidus oli meile kõigile ilmselt suur üllatus. Ja individualistina tuntud maalikunstnikud näitasid, et nad on sotsiaalselt mõtlevad, vastutustundlikud ühiskonnaliikmed ja Eesti maal on meie kätes nii-öelda, kes me siin kõik tegime seda nädal aega ja see oligi võib-olla see kõige positiivsem kogemus osalejatele kõikidele. Aga nii laiemas plaanis näitus kindlasti tõstatab küsimusi, kellel on maali vaja ja mis saab neist maalidest pärast ja see on kurvem teema ja see võib-olla ka intrigeeris ka mõneti meediat ja näitas ka, millistele kleepsudele meedia kukub, millised teemad teda intrigeerivad ja mõnes mõttes oli ka selline intrigeerimine oli sellesse näitusesse sisse projekteeritud. Aga ta ei kujunenud ainult intrigeerimise päraks, sest selles mõttes küsimused on päris teravad ja valusad. Maalikunst on ju kõigis 7 surmpatus süüdistatud, kuid stagnatsioon on neist võib-olla kõige väiksem. Aga siin näitus näitab, et ta suudab siiski kommenteerida meie elu ja mitte ainult kommenteerida, ta loob niisuguse kunstilise kujundi, mis on nii banaalne, kui see ei kõla, on sotsiaalselt kandepinnalt on näitus üllatavalt lai ja kõnetab vaatajat, nii seda, kes hindab esteetilist kvaliteeti, nii seda, kes hindab eetilist hoiakut. Aga ka seda näitab näitus, et tegelikult selliseid suuri vastuolusid ei ole kunstnikkonna ega kunstilaadide vahel juba ammu. Tegelikult oleme kõik ühes paadis. Ich bin ein Berliine, see kuulus Kennedy ütlus, on siit sellise parafraseeringu saanud, Ich bin ein Maler, kunstnikud oleme kõik, antud juhul siis maalikunstnikud, saksa keele nüansse tajuvatele, ilmselt räägib näitus veel mõndagi muud, aga kui nüüd konkreetselt minna sellest lõugani juurde, mis on näituse pealkirja all otse näitus sisse juhatab, siis see sümboolne Berliini müür, mis justkui kriitikute ja kunstnikkonna vahel on, ja eriti just selle maalikunstnike ja kriitikkonna vahel, ka selle püsimises üritab näitus vähemalt sellise korraliku mõra panna. Ei ole vaja maalikunstnikus näha sellist stagnanti ja arulagedat tehnikakummardajat. See praegune aktsioon näitas, millisteks avantüürideks positiivses mõttes maalikunstnikud nõus on. Säitkunstist on saanud ajaliselt piiritletud kunst, sellepärast et tehniliselt neid kilesid, mille peale tegelik maalimine toimus, seina pealt ilma kadudeta eemaldada ei ole. Tööd on määratud otse kui hukule, selles mõttes nad on maalitud sellise katastroofi tundega, võib-olla see on andnud sellise teravuse ja niisuguse eksistentsiaalse vaheduse. Selles mõttes, et mind üllatas kontsentratsioonivõime. Kindlasti oma tuntud headuses on Peeter Allik, aga mitte ainult. Andres Toltsi professionaalsus ja täpsus on vaieldamatu, aga võib-olla sellised kunstnikud, kellest viimase aja toodangust ei ole kunstipublikul väga palju aimu, näiteks Kurvits New Yorgist naasnud kadunud poeg annab oma ühe huvitavama soorituse siin Eestimaa pinnal. Nii et
mõtlemisainet ja vaatamist jätkub siin tegelikult nii sellele, kes lihtsalt naudib head maalikunsti, kui ka sellele, kes püstitab selliseid teoreetilisi küsimusi ja üritab mõningaid vastuseid saada, nii et ta peaks käivitama nii kriitiku kui kunstniku kui kunstipublikul teatud sellised mõtteahelad. Kui kunstnik on ateljees oma maaliga kahekesi, et antud ürituse puhul oli siis võimalik vaadata, mis toimub kunstnike köögipoolel või ateljees, kus nad tavaliselt kasutavad selliseid töövõtteid, mida võib-olla Kunstiakadeemias ei õpetata ja võib-olla ei ole ka kunagi õpetatud, et selles mõttes on see huvitav kogemus. Ja lisaks sellele võib-olla oli nagu huvitav ka vestelda inimestega nende loomingu keskkonnas, mis on nagu kõige võib-olla loomulikum selles mõttes, et kui nüüd võrrelda näituse avamisega, kus tavaliselt siis kunstnike kohta. Aga nüüd konkreetselt, mis puudutab seda tööd, siis ma olen siin kujutanud Oru-Toila lossi, mis siis oli rajatud 1897 ühe Venemaa suurärimehe, kaupmehe Jelisejevi poolt, kellel olid siis Moskvas ja Peterburis suured koloniaalkaupade kaubamajad. Ja 35. aastal siis Konstantin Päts, see on siis aasta peale kunstihoone ehitamist, rekonstrueeris selle oma residentsiks. Kui minu asemel seisaks siin praegu mõni maalija, kes on osalenud siinsel näituse projektil, kus seinale on maalitud kõik maalid, mitte lõuendile, siis ta kindlasti väljendaks oma elamusi seoses selle üsna ebakonventsionaalse projektiga. Ja ma mõtlesin endamisi ja pärast selgus, et sellel on tõepõhi all, et kui võrrelda näiteks maalijaid ja graafikuid, et graafikud, paljud graafikud räägivad sellest graafikateljee fenomenist, et kuidas nad kõik tulevad kokku, seal on üks trükipress, siis nad vahetavad infot, räägivad, vahetavad oma mingeid nippe ja kiidavad või annavad hinnanguid üksteise töödele. Et see on selline kollektiivne tsunft, kus inimesed suhtlevad omavahel. Nüüd, kui vaadata maalikunstnikke, siis puht nende erialaselt nad on nagu determineeritud olema individualistid oma ateljees, ateljee 4 seina vahel. Ja see tähendab seda, et nad ei suhtle eriti omavahel. Kindlasti suhtlevad ka, aga mitte nii tihedalt kui näiteks graafikud. Ja see formaat, näituse formaat, mille nüüd on Kunstnike Liit välja pakkunud, see keerab, mõnes mõttes võtab maalijatel kratist kinni ja toob nad lihtsalt omavahel kokku suhtlema. Ja nagu siin ühe ja teise osaleja suust oli kuulda,
et noh, nii see oli nii elamuslik, et noh, et näiteks isegi mingeid tehnilisi nippe nad vaatasid, kuidas keegi maalib ja suhtlesid omavahel ja noh, ühesõnaga, et see nagu lõi hoopis teise konteksti nendele endale. Nüüd mina kui kunstikriitik ja näituse külastaja, kes vaatab nüüd neid valmis töid, siis noh, selge see, et kuraatori poolt või ütleme, noh, formaat on selles mõttes ette antud, et kunstnikud on käitunud nii, nagu nad maaliksid lõuendile, nagu neil oleks noh, piiratud pind, raamidega piiratud pind, kuigi tegelikult seinte pind on ju piiramatu või noh, ütleme, seinad on piiratud lae ja põrandaga, aga siin on siis välja mõeldud selline näituse formaat, et nad, kunstnikud on nagu teadlikult noh, piiranud ennast ütleme, teatud pinnaga. Ja noh, kui ma nüüd eile lugesin, see oli siis 10. mail 2004 Eesti Päevalehest Johannes Saare artikleid, siis ma olin sellest üsna vaimustatud ja leian, et see on väga adekvaatne. Ta tõi nagu esile, et vanema põlvkonna osalejad sellel näitusel on kõik jäänud nagu enda juurde, et Jaan Elken maalib Elkenit ja Andres Tolts maalib Toltsi ja Maire Koll maalib Kolli ja no selline sõnamäng tekib ja nii edasi, aga siis just noorem põlvkond viskab nagu villast või teeb nalja või viskab selliseid vimkasid välja. No näiteks suures saalis on Jaan Elkeni maal Valge press, mis siis viitab muidugi irooniliselt kollasele pressile, aga siin kuna kunstihoone on selline valge kuubik, valgete seintega modernistlik ruum, white cube, et siis siin seina peale maalitud selline valge pilt on Valge press. Ja sealt paar sammu edasi on Laurentius maalinud president Elken pisaraga, mis on nagu viide Laurentiuse enda varasemale maalile Arnold Rüütel, president Arnold Rüütel pisaraga. Ja siis on üsna kahju, et see näitus või noh, ühesõnaga, et see maal ei jää alles, vaid pühitakse seintelt maha, pestakse maha. Tegelikult see on väga südamlik, et Evald Okas on maalinud oma hobused ja kaunid naised, kaunid daamid järjekordsed seinale. Aga siis Maarit Murka nagu ironiseerib seda vanema põlvkonna endaks jäämist, tuues siis välja tsitaadi Tiit Pääsukesele, see kuulus Poiss viiuliga, selle maali tsitaadi, mis on absoluutne Eesti kunstiklassika. Nii et noh, ma olen nagu väga solidaarne selle Johannes Saare hinnanguga siinsel näitusel. Maalikunstnik peab oskama joonistada ja tänapäeval sellest oskusest tuleb puudus. Akadeemilist haridust saav kunstnik võiks tõesti omandada sellised baastõed. Ja minu meelest siin saavadki kokku Tartu Ülikooli maaliosakonna haridusega noored ja Tallinna Akadeemia haridusega, et Tartust tulnud ülikooli maalikunstnikud on just need, kes kipuvad ütlema, et joonistamisoskus ja see on juba kõik mingi iganenud nähtus. Ja mina nagu oma üliõpilastele Kunstiakadeemias püüan küll öelda, et ideesid jätkub teil niikuinii, ideedest meil kellelgi puudu ei tule, aga tuleb õppida selgeks põhiline joonistamine. Kui sa oskad joonistada, siis sa võid sellest ka vabalt loobuda, siis sa võid
edasi loobuda ka üldse kujutamisest, sellepärast et sa tead, sul on see oskus olemas. Ja kui sa seda ei oska, siis sa kannad seda alaväärsuskompleksi endaga eluaeg kaasas ja põed, nagu paraku mõnedega on. Aga see näitus muidugi on õudselt põnev projekt. Igaüks ajab siin oma asja, mina jätkan oma Eesti maastiku teemat, aga ma arvan, et kui on võimalus tööd teha 3 õhtul ja ööl, siis paratamatult sa ei saa teha sellist tööd, mida sa oled harjunud tegema kuude kaupa, kuid mõnda tööd teed võib-olla aastaid, maalides seda järjest edasi, et seetõttu tuleb leida nagu mingisugune oma uus vaatepunkt, oma nipp ja mina lahendan selle